Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Big up Battolini, Mini, Money, Mo, and Flower, you're the chosen one. Till your legends free. Praegu on vaikus, aga seda ei ole kauaks. No kohviku kurvis siin vaatame. Siin praegu on raske. Grippi on veel vähe. Juba proovisime. Ma isegi, Janar isegi libiseb. Saab külje ette. Ja praegu on selline nauditav moment, sest siin läheb mölluks. Siin tuleb kinge Vormel Estonia tuleb lavale, siin tuleb TD2 võistluskart ja siin selgitatakse esimene corneri meister, nii et on väga hea, et võtta selline hetk, kus me oleme siin üksinda vaikuses. Kui me oleksime natukenegi profimad, me teeksime praegu trackwalki, aga me ei ole. Ja siis me lihtsalt oleme ja naudime siin seda. Ma isegi arvan, et see on praegu vaikus enne tormi, sest ma arvan, et nagu täna tuleb tuus päev, sest siuke tunnen. Jälle on Aravete nagu õnnistanud hea ilmaga. Ma arvan, me ei ole kordagi siin käinud niimoodi, et ilm on halb. Siin me olen siis juba, kaua me oleme olnud siin? Me olime 9, siin me 42 minutit siin on. Väikse hilinemisega, väike jetlag, käisin Alonso kodumaal. Sai oma 2 väikest bännerit üles pannud ja ega eriti midagi polegi, peab ootama. Suur aitäh kõigile tulemast ja tere tulemast Corner 1 hobikaardi sarja 7. ja selle aasta viimasele etapile siin Aravete kardirajal. Mul oli mingi kõne ka, aga see Estonia ja TD2 on mul pea juba nii sassi jäänud, et muidugi alustame kõige tähtsamast. Täna selgitatakse esimene Corner 1 hobikaardi sarja meister. Meil on pretendente 4. Tulge kõik 4 siia ka, kutsu siia. Lasted tulevad kurat siia, jah. Kristjan Salvet, Risto Kapet, Sander Sasi, Daniel Sõõrumaa. On tegelikult teoreetiline. See on Kimi Räikkönen 2007. Ja siin need on, need 2 sõidavad koos koju ka pärast. Vaata, kuidas see sõidab. Ei, päris ei ole, aga siia nad koos tulid. Ja tõesti, et need 4 venda on terve hooaja jooksul. Kõigil on olnud oma ebaõnned, oma paremad sõidud, halvemad sõidud, aga kõik on jõudnud siia välja. Ilmselgelt meil on punkti arvestust vaadates Kristjan natuke favoriidiks, aga nagu juba Murray Walker ütles, et mootorispordis võib kõike juhtuda, tavaliselt juhtubki. Nii et kindlasti ootame põnevusega seda. Ja loomulikult, nagu meil alati traditsiooniks on, et ega siin ei ole ainult see, et need 4 lammutavad omavahel sõidavad ära. Meil on siin väga palju sõitjad, kes võivad siin tõsist kaartide segamist teha, kaasa arvatud ka näiteks mitmekordne Eesti meister Heril Peldes, kes on täna ka stardis ja kindlasti väga arvestatav konkurent. Aravete on 80-ndatel tehtud rada, selline mootorispordi üks kuldajastuid ja meil on ülituus oli juba näha, kuidas Eke Taavi Sepper siis oma Estonia 21-ga, see esimene Eesti maaefektiga vormel siin juba mõõtis, tuleb veel selline fokusseeritum hemosõit ka, seda teeme jooksvalt. Kui te seda pilli vaatasite, siis see ongi Eke Taavi siis projekt nimega Strife Harrage, mis siis tegelebki selliste ägedate ettevõtmistega ja see must ilus Estonia 21 on selle selliseks väikseks krooni juveeliks praegu. Aga on üks masin, mis teeb siin kiiremat ringi aega kui Estonia ja selleks on Graham Hilli poolt, Graham Hilli värvides TD2, ehk siis jätkame mootorispordi kuldajastust tuntud nimedega. Graham Hill on pannud ka välja üldarvestuse võitjatele auhinnad ja suured tänud ka, et see masin oli täiesti niimoodi, et ütlesid meile, et by the way nagu suured tänud Alvarile ja muidugi Graham Hillile, kes selle väga tõsise pilli siia tõid. Et peamine asi on tulla siia fannima, loomulikult paljudel on punktitabel mõtetes
sest siin on ka näiteks top 10-sse ja top 20-sse, isegi top 30-sse tegelikult ligi 100 osalejaga sarjas on päris kõva jagelemine. Ühesõnaga, pikk jutt lühidalt. Ma lähen Iller Jürgensoni kardikooli telefon taskus rajale, sõidan telefoni puruks, lähen mobiiliärisse, Mati mobiiliärisse telefoni parandama. Ja siis on üks vend kassas ja siis ütleb, et ta ka, et kardisõidus, et ta ka väikest viisi tegeleb. Ja see väikest viisi on tegelikult päris suurt viisi ja lõpptulemus on see, et kuidagi ma suutsin oma telefonist kardiga üle sõitmise läbi Vormel Estoniasse ennast saada, mis on päris tore ja proovime. Nii ja hakkame siis inimesi tüütama ja võtame ühe tiitlipretendendi siin kohe sissejuhatuseks ette. Sander, sa oled siis seekordne selline, no nagu Lewis Hamilton Abu Dhabis 2010 nagu, et nagu sul on teoreetiline võimalus, aga eks see saab keeruline olema. See on jah pelgalt teoreetiline, aga ütleme niimoodi, et kui vihma tuleb, siis võib kõike juhtuda. Ja no üks kardiloos mängib ka natuke rolli. Kas sa pigem nagu lähed sellise vibe'iga peale, et sul pole midagi väga kaotada või pigem mõtled selle peale, et kurat, kolmas koht on väga Danieli eest pronksi võtta, et see on pigem nagu eesmärk? Ma arvan, prioriteet on see ja siin ma arvan kvalifikatsioonidega saab aru, mis juhtuma hakkab, et kas mõni esiotsa vend libastub või mitte. Muud suurt plaani ei ole. No, soovin sulle edu. Tänud. Sa oled juba intervjueerimisega harjunud, käisid meile koos Albertiga saates. Ja nüüd on hea meel sind esiteks intervjueerida natukene sellises, ütleme, et õigemas keskkonnas kui Postimehe stuudio. Et esiteks, kuidas üldse Aravete sinu jaoks on? Kas see on hea jahimaa sinu jaoks olnud läbi aastate? Mulle meeldib väga Aravete, lemmikrada Eestis. Lemmikrada. Kuidas praegu tundus, kas olud on juba 100% kuivad või praegu veel muutuvad? Praegu on juba päris kuiv, ennem oli veits märg, aga tundub, et ta päris. Selline klassikaline küsimus, mis me kõikide nende profide käest küsime, kes meie võistlusele õnneks satuvad. Kas täna on sinu jaoks selline
noh, selline chilli ja fun'i päev või kui kiiver pähe, siis ikka on eesmärk ainult üks. Tore on ikka funnida, aga tahan ikka esimene olla. No ma soovin sulle väga palju edu ja aitäh tulemast. Jaa, ma lubasin tal sõita. Prillid on kuidagi udused, sa näed ikka midagi. Ei, mul läheb sõiduga... Ei, ma tean, ma olen ka. Käsi väriseb. Jah, ei käsi ei väris üldse. Ja esimene käik on siis... Täie pasaga. Lükka sõidur alla. Sinna ja üles. Sõidur lükka alles. Nii käinud. Esimene käik sees. Sõidur all. Sõidur all. Ma pumpult gaasi ka. Oota, nüüd tõstame. Pann oli ju. Täiega. Nii, sul on käik sees, nagu ma aru saan, jah? No minna muidugi, õige! Iga ringi peal midagi ei juhtu. Ei, aga see suhtumine õige, sa ei tohi jääda seisma. Kurat küll. Mind nagu ei huvita mitte midagi. Vau. Kurat, see on nagu vaatad kogu aeg neid asju, aga tegelikult sa ei tea, mis see nagu päriselt on. Täiesti metsas. Täielik. Nagu täielik child retrieval. Thanks. Täiesti fucking. Vabandust sõnavara pärast. Mõte jääb samaks. Täiesti fucking amazing. Holy. Naljakas asi on see, et kui sa nagu hakkad seda vaikselt tundma õppima, sa saad aru, et lõpuks on 4 ratast, rool, tunnetad ja nagu kõik on nagu sama tegelikult. Aga kurat. Teised on kart steroididel lihtsalt. See on kart steroididel, jah. Kusjuures see on tegelikult insane nagu see üks asi, mis võttis harjumist, oli see, et nagu see, kui pidurdad, siis nagu piisab, see pedaal ikka nagu nii põhja kui saab. Aga nagu see moment, et paned nagu natuke gaasi, siis on see üks hetk, kus ta lööb vist mingi, lööb nagu korralikult sisse. Jah, aga siin on küsimus selles ka, et kuhu on vastavalt pidurid reguleeritud. Mul on näiteks enda sõiduasend pandud ette. Ja taga mul on vähem. Aru saada. See on põhjus sellepärast, et Pärnus on sul vaja esimesi rohkem kui tagumisi, ja Pärnus on kiiruses suurem. Saan aru, jah. Ja Riias on täpselt samamoodi. Kardil on see, et sul on esimesed ongi, kui sa vaid alla, siis tõmbad kohanast plokki ja seal nagu tekib see moment. Jaa, ei, ma nagu pärast tunnetasin seda täielik unistus. Näpud värisada? Ei, üldse mitte. See oli lihtsalt selline rahulik tunne on just. Nagu rahulik tunne on. Et väga hea. Väga hea. Ja see mootor selja taga on kuradi äge. Aga arvestad sellega, et see on nüüd beebi. Jaa. See on beebimootor.
kui sa võtad selle 1600 siis, või F4 mootoriga, siis seal on natuke teised tingimused. Kusjuures need paar hetke, kui ma nagu korralikult panin gaasi, siis ma mõtlesin küll, et kurat küll, et mingi vaatad ja mingi kommenteerid ja teed selle värgi kohta saateid kogu aeg, aga kurat tegelikult ikka ei saa aru, mis see nagu on. Ei, kuule, thanks. See oli täiesti imeline. Täiesti imeline. Sul on täna lühike kokkuvõte. Sa oled sõitnud kiiresti sõita korraks, sa oled sõitnud välja ja sa oled pärast kruiisinud. Sul on kõik asjad tehtud. Pärast mille? Kruiisinud, jaa, täpselt. Sul on kõik asjad tehtud, kõik mida vaja. Ei, ma mõtlesin, et kurat teist korda küll ei paneks rehvidesse. Ei no mis seal on? See on klaaskiud ju. See on ju väike lapp peale ja läheb edasi. Ja seda küll. See pärast ei pea üldse muretsema. Ma ei tea, kuidas ma olen suutnud praegu igasuguste sõnade ütlemist vältida. Ma ütlesin kiivrisse enamus ära. Näitame käsi. Sirges kui näpud. Nii. Oi. Ikka mida ma kartsin? Ikka ei midagi. Ma tean see tunnet, ma mäletan see tunnet, kui ma esimest korda oma esimese ringra BMW-ga sõitsin. Ma pole Pärrust mitte kunagi nii rahulikult tagasi tundnud, kui ma sealt tulin. Ja toota sirgu. No on siia. Mahud, minu jaoks tehtud, mahud ära. No nii. Nagu see on? Otsi sidurpidur kaas üles. Järge vahel. Üle esimese käigu ei lähe nii. Näe, võta rahulikult arvus. Nii, ära teemalt nüüd on väike munapiiks. Okei. Ma ei olnud selleks valmis. Ma tean, seda point oli. Eke sätib sul taksid ja seletab käigud või midagi.
sa ei lähe küll ühe esimese käigu, sest siin ei ole midagi teha üle esimese käigu. Sa võid lasta nii palju, kui torust tuleb. Aga pidur taga ikka õigus kohas. Jaa, pidur leidsid üles. Sidur on. Gaas. Võtame gaasi ka. Hardi käest küsima, et mis ta valesti läks, oleks äkki õppinud. Kaks asja, esiteks jah, mul oled esiratta pessana lukka ja siis on otse. Teiseks mul jäi gaasipedaal siia jalg kinni. Ma ütlesin sulle, et see jääbki kinni. Et lõpuks ma pidin nagu varvastega sõitma. Ja sa peadki varvastega sõitma, sul ei ole muud varianti, sest muidu on sul varbad sinna asja otsa peal. Ja, et pärast välja sõitmist sain teada. Sa ei sõitnud üldse välja. Natukene muru võtsid nad kaasa, pole ole. See on mingi mu elu parim päev, noh. See on kallis murriiduk. See on kallis murriiduk, noh. Võta jaks. Aitäh. Näita näpud ette nüüd, võta kindlalt käest ära, näita näpud ette. Võtta päriselt, jah? No vaatame, kas ka samamoodi. Aga sa sõitsid kiiremini kord. Mu Siim reistis samamoodi. Ülikõva, noh. Lõpuks sa ei saa ka sõita küll, aga õpiks sõita küll ja võtab aega. Muidugi võtab aega. See on kardsteroidid, ma võin öelda kogu aeg. Aga jah, et kui nagu esirattad lukust, sa lähed nagu otsa, sa pead täitsa maha pidurit. Seda ei lukku lasta. Kui läheb lukku, lase kohe pidur lahti ja lase veerda. Ma mõtlesin, ma saan natuke maha võtta ja ikka otsa. Ja seal mul läks napilt, et ma sinna üles ei sõitnud samamoodi. Art käis juba ära, nii et ta on juba tee on selge. Väga hea plaanist. Saad nii kerge. On pedaalide koht. Ulat. Tal ei ole. Siis tuleb lükkama. Paak on järelikult täis. Aga noh, aeg on aparaat pidi olema. Äkki on ikka endas asi rohkem. See on küll vajutada. Oli tore või? Jah. Anna sõita. Sõitsid kiiremini kord. Kohe ka suured tänud Margus Leesmaale ja kogu Aravete Raja tiimile. Siin Aravetel on mälestusi palju ja täna tuli neid kindlasti kõvasti juurde. Ja esiteks mõned sellised sümboolsemad asjad. Ma arvan, et täna selle päeval andis, ma oleks jälle ühe vale sõna öelnud, aga väga palju värvi Estonia 21 Eke-Taavi Sepperiga eest talle ja Eke-Taavile aplaus ja väike meene. Ja siis jälgige kindlasti Strife Garage tegemisi sotsiaalmeedias. Nii, ja suured tänud ka Graham Hillile. See TD2 kart, noh, ringi ajalt täna kõige kiirem masin, kindlasti seal rajal, täiesti hämmastav. Loomulikult Graham Hillilt ka auhinnad, milleni me veel jõuame.
ja siis veel Estonia kohta aga jah, lähme siin tulemuste peale. Esiteks tooksime ka välja selle, et see pole selline checklisti teema, aga me oleme seda isiklikult väga kaua aega tahtnud, et ka keegi naissoost võidusõita meil osaleks selle aasta Hobbycardi sarjas ja Meril Peldes seda tegi. Ja finaalis ei vedanud kardiga, aga oma oskusi tõestas sellega, et ta oli ainuke, kes Estoniaga täna spinni ei pannud. See on otseses mõttes ainuke. Nii, aga nüüd Corner 1 Grand Prix esikolmik. Jah, esikolmik, etapi võitja. Alustame vist kolmandast. Ikka. Kurat, pikk päev on olnud. Igatahes, kolmas koht ja ka kiirem ring, mis tähendab 1 punkti juurde. Lauri Kärsin. Teine koht, keegi, kes võttis lõpuks meie sarjas väga tugeva pronksi, kes ei võitnud küll paraku ühtegi etappi, aga kes oli võib-olla kõige stabiilsema top there ja 2 viimase kvalifikatsiooni võitja Daniel Sõõrumaa. Corner 1 on käinud Aravetel korraldanud praeguseks 3 võistlust. Etapivõitja oli esimesel võistlusel 3., teisel võistlusel 2. ja täna lõpuks ja ka meie sarjas esimest korda Risto Kapet, etapivõitja. Mis on 3 kohta sealt? Palju õnne meest. Siilisid. Davai, läheb. 3-4. Siilisid. Tervist, Lauri. Jah. No nii, vaatame, kas tuleb Kimi stiilis pressikas või kes meil või Lando stiilis. Igastahes, meil on väga meeldiv, et alati meie sarjas on kippunud nii olema, et poodiumil on 2 üldarvestuses kõrgel kohal ja siis alati keegi üllataja ja Lauri, täna olid see sina. Sa oled ka meil nüüd varem mõnel etapil osalenud. Eelmine lange jäi väga napilt sul puudu vanuses. Jaa, 2 nädalat jäi puudu. 2 nädalat jäi puudu. Eile sain 14. No võt see, ütleme, palju õnne sulle. Jah, palju õnne sulle. Sünnipäevakink, võtta. Sünnipäevakink ja täitsa korralik sünnipäevakink, aga räägigi, et kuidas sa selle sünnipäevakingi endale vormistasid, et kas see oli... Sa pidid päris mitmest sõitest mööduma, kas sa tegid seda juba stardis või millal see... Stardis mul väga vedas, läksin väljast poolt võrreldes teistega ja sain kohe 2 positsiooni. Üks olid sina ja üks oli keegi veel. Siis sõidu käigus siis ma võtsin veel paar tüüpi mööda. Esimesel ringil oli mul ka sarja võitjaga üks intsident, kus ma lükkasin ta muru peale. Ma nägin seda. See ei olnud väga tahtlik, väga vabandan. Ja siis lõpupoole jäi tempot vajaka, et saada ikka võitu. Vaikselt jõudis järele, aga jäi puudu. Aga Daniel ja Risto nagu lähenesid, kuna nad vist kemplesid oma vahel? No kemplesid vahepeal ja siis mul oli, ma sain kõige kiirema ringi ka aja seal sõidus. Ja jõudsin järele, aga mingi lõpupoole hakkas natuke rabistama hakkasin ja siis see sarjaliider jõudis ka mulle järele. No ütleme niimoodi, et sul on vanust ainult 14, oled ka järgmine aasta meie Corner 1 tiimis Aravete 8 tunni sõidul ja nii, et meil on väga hea meel, et selline kiire tiimikaaslane tuleb ja ütleme nii, et sellise vanusega lihtsalt ootame sind järgmistel aastatel tagasi ja oled teinud kõva avalduse täna. Aitäh! Jaa, ikka tulen! Väga meeldib! Daniel, me tunneme siin Hobbycardis Keenelt 11 päris kaua juba. See hooaeg on sul muidugi olnud, kui siin mõned aastad tagasi me olime üsna rattas, siis see hooaeg sa oled nüüd kaugele selja taha jätnud ja sul on olnud nii meie sarjas kui üldse tugev hooaeg. Ja nüüd täna siis kokkuvõtteks ei tulnud meie sarjas küll see aasta ühtegi võitu, aga tuli mitu poodiumit, tuli mitu kvalivõitu. Kuidas sa võtad endale selle hooaja kokku, et kas pigem just üle ootuste hea või tundsid, et kuskil oleks ikka võinud see võit tulla? Kuidas tunne on?
no ütleme, pigem see hooaeg on olnud väga positiivne, et ma eelnevad aastad olen jäänud alati sinna nii-öelda poodiumist välja, 4. kuni 6. kohal. See aasta on pigem õnnestunud. Kas tänase etapi mõttes, kui sa Ristoga seal madistasid, kas oli mingit sellist momenti, et mõtlesid ka, et pronks on kindlustatud, et lihtsalt lähme teeme selle divepommi ära? No, mul on alati see nii-öelda pika perspektiivi mõtted on alati peas, et ma küll üritasin Ristost mööda saada, aga ma ei läinud nagu päris hullu panema, et võib-olla sellepärast mul ei ole ka võitu ühtegi. Aga no igatahes tuli palju poodiume, see on ilma igasuguse kahtluseta, et täpselt nagu Risto ütles, et tuleb protsessi usaldada ja sina oled selles protsessis kerkinud esile väga tugeva pronksiga. Palju õnne sulle. Ootame siis järgmine aasta tagasi. Kindlasti. Nii, ja Lauri, tule tee pressikat ka, proovi järgi. Risto, räägime esiteks lihtsalt etapist. Kas see oli, tundub, et oli Danieliga vist päris korralik battle ka või oli selline straightforward sõit sinu jaoks lõpuks? Ei, tegelikult oli terve sõit battle ja see oli väga esimese etapi moodi, kus mul oli tegelikult sama kart, oli mul esimene etapp ka hooaja alguses. Ta väga hästi ei liikunud edasi, aga kõik, kes olid kiiremate karti, olid täitsa nagu taga, et nad seal omahel kemplesid. Me olime Danieliga suht kahekesi ja ta oli ikka enamik sõidust mul taga, umbes nii, et ma kuulsin, et ta mul täpselt taga ja siis mingid korrad ma pidin katma, vahepealt juba sai kõrvale ja peaaegu mööda, nii et väga kõva võidusõit oli. Tegelikult ka esimene etapp oli samamoodi, et ta paar korda sai mööda, siis ta sai, jälle ma sain tagasi, et suht kopi vastu see oli, aga nagu ülipõrne võidusõit oli ja ülipõnev ja nagu ma täiega õnnelik lõpuks võita. Ja kas oli sõidu jooksul ka mingid, või tegelikult räägime ka sellest, et võitsid sõidu ära ja siis kuidas Estonias hüpata oli? Sa olid sellega päris kompetentne vähemalt. Ma ei oleks seda arvanud või nagu appi. Ma pole vormilega varem sõitnud, ma unistan sellist asjadest nagu mega. Ülilahe, ta on nagu nii teistmoodi kui kart, kuidagi käitub nagu kardi ja auto vahepealne. Seal on küll muidugi see, et esiteks, ma 2 korda sõitsin ka murudaga õnneks mitte rehvidesse. Seal kõigepealt kui sa saad piduri lukku, siis nagu ta läheb täitsa otsa, sa pead piduri täitsa lahti laskma, et seda ma õppisin. Pluss mu suured jalad jäid sinna nagu seal kokpiti nina taha kinni kogu aeg, et ma pidin nagu varba otsaga sõitma ja siis ei saanud nagu väga pushida. Sama. Aga no natuke nagu sai ja nagu nii lahe, nagu kuidas see üldse juhtus. Ja ülilahe ja nagu et otse kardist. Okei, tegelikult enne kui sõitma läksime, ma kuulsin ühe kõrva otsaga, et mingi siuke mõte on, aga ega ma ei uskunud seda päris. Aga nagu nii lahe, nii et suht parim päev ever. Kas, ja nüüd lähmegi siis järgmise asja, mis on võib-olla kõige suurem asi, et ühest küljest, kõik tahavad muidugi alati võita, sul ei jäänudki palju täna puudu, Kristjan käis veel muru peal ka nagu ekskursioone tegemas. See, ma mingi vaatasin ka, kui Kristjan läks muru peale, mõtlesin, et kurat draama, aga Kristjan ikkagi kindlustas endale ilusti selle koha ära, aga pannes seda perspektiivi, et kui ma ei eksi, siis pärast Õismäe etappi oli sul seis tegelikult päris selline, mitte nutune, aga ei läinud see hooaeg. Et kuidas pärast seda sa enda emotsioone kirjeldad, et need viimased etapid on läinud lõpuks asja ette? Eks see enam-vähem statistika on, et kui nagu piisavalt pikk hooaeg on, siis need karjeloosid nagu võrdsustuvad, et ma tean küll, võib-olla tõesti Kristjan on must mingi 0,1 kiirem sõitja, aga lihtsalt ma sõidan nagu võistlusolukordades võist teistmoodi ja nagu rahulikumalt, et sealt tuleb need punktid jälle. Aga eks ma usun seda protsessi, just miks ma siin olen ka, miks ma nii pikalt järjest tegelen sellega, et ma usaldan seda protsessi, et kui sa piisavalt pikalt tegeled, piisavalt pikalt osaled, siis nagu lõpuks need nagu tulemused tulevad. Ja ma eeldasin, et nii kehvasti ei saa minna, et iga võistlus on kehv kart ja lõpuks siis tulid normaalsed tulemused ka ja töövõit. Koor tõusis pinnale ja väga hea meel, et osalesid see hooaeg ja ootame sind järgmine aasta tagasi. Aitäh sulle. Ülilahe. Nii, võtame siis Danieli. Daniel! Ja, Ja. Nii. Kristjan, kuidas see kõige nõmedam küsimus, kuidas on tunne olla Corner hobikaardi sarja esimene meister? Väga hea meel on, et tõestab, et mulle veel kiirust on. Kas, kui sa nüüd Raplas läksid rajale, sa teadsid, et sul on punkti arvestuses päris pikk maa minna
kas siis sul oli selline mõte, et nüüd panen niimoodi, et pohli tuleb või kuidas? Ja ma vaatasin, et Laitses seal mingi suuri muutuseid ei olnud, et keegi kuskile kaugele ära ei läinud. Okei, ma tulen proovin. Ja võitsin ära, eks ju. Siis vaatasin, et ma olin juba ikkagi eesotsale ikka väga lähedal tegelikult, et seal andis ikka sõita küll. Kas ma mäletan õigesti, et sa näiteks Unibeti jaoks siis võtsid vaba päeva ka? Et jah, no võt. Ja vaba päeva tasus võtta, sest kui seda vaba päeva poleks võtnud, poleks täna üldvõitu ka olnud. Kas sul oli hooaja jooksul mingi selline, ütleme niimoodi, et see 123 punkti ja ikkagi vahet. Kas sul oli hooaja jooksul ka mingi selline hetk, kus sa nagu tundsid, et nagu tänu sellisele nii-öelda napikale sa tegelikult said selle 3 punkti rohkem ja selle tiitli. On mingi hetk, mis nagu on hooajast meeles, et see oli nagu kohe nagu selline väga määrav või mingi napikas? No see, et mul Raplas ikkagi kart lõpuni vastu pidas, et seal teiseks ei jäänud, et see ilmselt võis hästi aidata praegu. Jah, kui ma eksis, oleks päris suurt rolli mängid ja täna ka sa käisid, vist tegid väikse ekskursiooni ka? 2 korda. 2 korda, nii. Kas kummalgi ekskursioonil oli selline tunne ka, et nüüd on kaputt? Ei. Ma ikkagi õnneks siin, kui esimene väljasõit oli, et siis õnneks sain 2 saite must mööda, et nagu väga palju ei saanud, ülejäänud hoidsin ära ja siis üritasin lihtsalt treffi puutuks saada ja uuesti edasi suruda, et kas sõidu lõpu poole sa ju vist teadsid ka mitmendal kohal sa oled umbes? Jaa. Ja siis sul oli juba see tunne, et nüüd on vaja lihtsalt üle... Ja ma vaatasin, et taga jäi natuke maha ka, et siis oli vähe kindlam tunne, et lihtsalt tehnika vastu peaks, et muud ei olnud. Kuidas sa hooaja peale hindaksid, et siis rääkides oma konkurentist, et kellega sul endal kõige rohkem nagu raja peal madistamist oli ja kellega nagu kõige raskem oli? Siin ikka andis võidelda küll. Õismäe oli üks väga pingeline võistlus, et seal teised kohalt, aga ei olnud väga hea kart, et seal oli kukkumine veidi. Mitmendaks Õismäel jäid umbes? Äkki ma olin 5. No võt, siis Õismäe võis ka olla väga määrav, et see damage limitation. Igatahes, Kristjan, ilmselgelt sul on, sa oled, ma pole nii palju hobikardisskeenel olnud, et ma nagu, natuke ikka olen, aga ma pole nagu niimoodi kõiki märganud, aga sa oled tõestanud, kõik teised juba nagu teavad sind, kes on siin kauem olnud, aga minu jaoks sa oled näidanud, et sa oled üks kuradi andekas, kuradi kiire piloot ja meil on väga hea meel, et sa oled meie sarja esimene meister. Aitäh sulle! Ootame järgmine aasta tagasi siin. Ja suur aitäh ka Graham Hillile võitjate lauhindade väljapaneku eest. No nii. Pole paha. Pole paha. Aga tõesti pole paha. Kõik done, hooaeg done. Nagu päriselt done. Ja see nagu kikib veel sisse veits natukene. Ma arvan, et see emotsioon jõuab alles päriselt kohale siis, kui me oleme kodus ja võib-olla homme tööl on. Et siis on aega seda kõike seedida. Aga otseselt iga etapp sama jutt, et emotsioonid on laes, oli väga tore, aga täna oli konkreetselt, ma arvan, terve hooaja peale kõige emotsiooni rohkem etapp üldse. Et see oli midagi nagu võimsat, et isegi inimesed, kes ei ole oma emotsiooni etappidel siin nagu näidanud nii palju välja, siis see Estonia ja see Graham Hilli TD2 kart läks siin rajal nii ägedat rahvale peale, et ma räägin, mina olen õnnelik ja ma loodan, et sina oled. Ma olen nii pagan õnnelik ja nagu see, ütleme niimoodi, et täna juhtus piisavalt palju, et aju pole seda kõike ära registreerinud. Täna juhtus nii palju, et kui oleks ainult mõned asjad juhtunud kõigest, mis täna juhtus, siis juba sellega oleks sellise kõva emotsiooniga läinud, et ütleme niimoodi, et mul veel endal sain elus esimest korda vormelit proovida, legendaarset vormelit, sain isegi sellega seina sõita, mis oli ka lahe kogemus aga päriselt ka see
see on täpselt see asi, noh, ainuüksi juba üks ring selle vormeliga oleks juba täielik, oleks juba nädala parim emotsioon, aga siin on tänase päevaks on neid nii palju. Ärme muidugi unusta seda, et see tiitli heitlus läkski pingeliseks, põnevaks. Ja tegelikult oli see, et Kristjan, kes siis sarja võitis, Risto oli esimene, Kristjan tegelikult kukkus vahepeal. Tal oli nagu, noh, ta võis... Vend pani siin samas murule. Ja siin ta lõikas niimoodi kurvi, et ta oli reaalselt, ta siit pusis sisse kuidagi, aga ma ei tea, mis ta mõte oli täpselt, sest ta oli ikkagi pigem tagapool. Ja siin ta lasi ka muru pealt, et mina nagu nägin, et okei, siia ta tiitel läheb, aga võttis ilusti 4. koha lõpuks tagasi ja noh, ega enam Ristol midagi teha ei olnud, et see on nagu Brasiilia oli. F1 Brasiilia 2000, mis ta oli? 12, kui Alonsol ei olnud enam midagi teha. Tegi kõik, mis võimalik, aga mitte piisavalt. Ja, täpselt. Ja noh, kui rääkida veel tänasest sellest etapist, mis me ütlesime, et rääkisime siin alguses seda, et kuidagi ringiga on kõik siia jälle Aravetele tagasi tulnud ja see asi, mis me rääkisime ka esimesel etapil ja mis täna oli võib-olla kõige rohkem, et noh, me oleme nüüd nii-öelda sellesse Eesti mootorispordi skeenesse nagu nüüd viimastel aastatel nagu päris nagu nüüd sisse söönud endast natukene. Sisse söönud, aga selles mõttes, et me õpime kõike ja me ei ole kui professionaalid. Me ei ole profid, aga me nagu nüüd juba nagu teame ja näeme. Ja mis näiteks tänase päeva pool oli ka, et sa näedki siin proffe, Meril Peldes, Risto Kapet, sa näed siin endiseid proffe, Kristjan Salvet, sa näed siin kõiki suuremaid, väiksemaid korralikult võidu sõitmas ja siis näed legendaarset vormelit, näed moodsat, kiiret karti. Kõik on nagu olemas, see on kõik koos, siin ei ole mingeid piire, nagu screw the limits. Ja see on lihtsalt, võib-olla kui üritada kogu see päev kuidagi kokku võtta, siis see on võib-olla see kõige selline, no kurat, südant soojendav, midagi pole öelda. Ja ma tahaks tänada just nagu kuidagi kiitust anda just noorematele ka, sest noored sõidavad tegelikult mega hästi. Siin on nii noori tüüpe, kes võistlevad. Täna ma ei saanud näiteks ühest poisist mööda. Noh, ikka nagu mina olen vanem ja tema on noorem, siis nagu sa eeldad, et võib-olla saan vähe lihtsamalt mööda tast kuskil, aga ei saa, lihtsalt ei saa. Ja noh, ega ma mingi pro-sõitja ka ei ole muidugi, aga selles mõttes on nagu väga vaadata, kuidas nad defendivad ja attackivad ja ei tee tegelikult nagu lollusi, et suudavad nagu noh, mõelda, asi on paigas ja võistlevad ausalt ja ega reaalselt midagi ei olegi. Me saime Aravetele oma bännerid, see täna hommikul said need üles. Siin silla peal on üks, siit tagant kurvist tuled siia üles, näed kohe corner ühe bännerid, siis taga seal kurvis on ja Raplasse läheb ka ja suur tänu Margus Leesmale, kes on selle kõik meile nagu noh, reaalselt lubanud seda kõike teha ja samuti Margus lasi meile teha ka karikad, siis noh, need olid konkreetselt kolvikarikad, et mitte see, mis seal Pikne McQueenil on, aga väga, ma ei oska, ma olen selles mõttes sõna.